Loome täna töölehe, kus õpilane siis saab määrata tehte järjekorda. Võtab siit kinni ja nii kui ta määrab, et tehted sulgudes on esimene operatsioon, jagamine teine, siis kohe värvub roheliseks ehk annab teada, et on õige vastus. Me salvestuse lõpus vaatame ka seda, kuidas see käiks siis, kui me paneme siia nuppu kontrolli ja alles siis, kui ta vajutab nuppu kontrolli, muutuvad need vastavad sõnad siis roheliseks, kui on õige. Nii, avame GeoGebra. Esimeseks me võtame punkti, lisame 5 punkti ja nüüd siis punktidele omadustest paneme pealdised. Üldine pealdis A-le tehted sulgudes. Vajutame lõppu Enter. B-le jagamine. Enter. C-le korrutamine. Juhendis on jagamine ja korrutamine kirjalikus juhendis vastupidi, aga sisuliselt kuna teete järjekorras tehakse nad vasakult paremale, sõltumata kumb on ennem, kas siis on korrutamine või jagamine, siis ei ole ka siin oluline, et kumba pidi ma nad täpselt kirjutan. Ja kui te panete tähele, siis praegust on siin tähis aktiivne, aga nii kui ma siin üleval ära trükin ja Enter vajutan, siis automaatselt muutub siin pealdis aktiivseks. Ehk siin on kohe näha, et ei ole A, vaid on tehtud sulgudes. Ehk näidatakse pealdist. Ja nüüd järgmiseks me määrame ristkülikud. Ehk 4 külikud võib-olla täpsemalt, et siin kui ma ristuvaid sirgeid ei loo, siis ei ole kindel, et nad täpselt risti ka tulevad, need küljed ehk. Aga samas jälle, ennem kui ma siin toimetama hakkan, siis võtan abiks omale selle ruudustiku. Võtame hulknurga ja nüüd siis ruudustiku abil üritan luua 4 külikku, mis on võimalikult ristküliku sarnane. Nii. Tekkisid siis punktid F, G, H ja I. Tekkinud lõigud on ka ilusasti näha ja siin algebra vaates näeme ka, et 4 külik Q1 on tekkinud. Nüüd samal moel võib ka veel 2 4 külikut tekitada, aga mina teen seda lihtsamalt ehk teen aktiivseks selle esimese 4 küliku, võtan klaviatuuri pealt Ctrl ja C ja nüüd vajutan Ctrl ja V. Tekib uus 4 külik täpselt selle eelmise peale, lohistan ta siia alla ja kolmanda jaoks vajutan lihtsalt veel Ctrl ja V ja jälle lohistan ta siia alla. Nüüd punkte ma ei taha, et üldse näidatakse. See tähendab, et ma siit algebra vaatest võtan punktide näitamise välja. Ja lõikude puhul võtan siit ühelt lõigult omadused lahti. Lõikude puhul nüüd mul on määratud esimene valik ära, ma hoian Shifti all ja ma võtan kuni, nii läks viltu, võtan uuesti. Nüüd ma saan kõikide nende lõikude omadusi ühel ahel muuta. Ja ma võtan ära siit, et näita tähist. Paneme korraks kinni, näete, kõikidel lõikudel välja arvatud i-del. Aga nendel i-del ma tahan samamoodi pealdise siia panna. Ehk ma võtan i omadused lahti ja nüüd siia pealdisesse esimesele panen 1 punkt, vajutan Enter, teisele panen 2 punkti Enter ja kolmandale 3 punkti Enter. Nii. Nüüd kui ma võtan need punktid ja lohistan, värv veel ei muutu. Samas on need punktid ka tavalise punkti
nagu täitsa tavaline punkt näeb välja. Kui ma tahan punkti kuju muuta, siis siit on mul seda võimalust teha. Kui ma tahan nagu mitme punkti kuju korraga muuta, mis on mõistlik, siis võtan jälle siit algebra vaatest, hoian shifti all, võtan vahemiku ja määran siis kõigile ühesuguse, siit alt siis saab seda suurust muuta. Et kui suuri punkte ma tahan. Nii. Lisame, võtan nüüd selle alumise toetava ruudustiku ära, lisame ka teksti ülesande juhendiga. Ütleme okei. Ja nüüd, kui ma tahan seda teksti kuskile teise koha peale liigutada, siis ma pean siit selle luku lahti võtma. Kui ma nüüd hiire rullikuga rullin, siis on näha, vot niimoodi liigub. Kui ma ei taha, et see tekst liiguks, siis saab siia knopka peale vajutada, siis näete nüüd muud asjad liiguvad, aga tekst ei liigu. Nii. Nüüd lisame siia nupu, ehk proovi uuesti. Võtame siit nupu, klõpsame umbes siia, kuhu me tahame, et ta tekiks. Ja siia GeoGebra skripti me kirjutame sellise käsu punktide jaoks nagu määra koordinaadid. Ja ma need koordinaadid määran mulle sobivas vahemikus. Neid vahemikke võib iga üks oma äranägemise järgi muuta. Aga kui ma nad praegu nii määran ja nüüd vajutan siia proovi uuesti, võib juhtuda seda, et nad viskavad mul hetkel siit graafikust välja, aga kuna ma teadsin, kuhu ma enam-vähem tahan neid punkte määrata, siis ma valisin nii, et see teljestik oleks enam-vähem õige koha peal. Ehk tegin seda eeltööna. Nüüd läheme muutma dünaamilisi värve. Võtame näiteks tehted sulgudes, võtame paremini klõpsu ja omadused, siit lisavõimalused ja dünaamilised värvid. Rohelise juurde kirjutame siis nii, et kontrollime ka, et punkti A-ga tegeleme. Rohelise juurde kirjutame siis nii, et kui A on elemendiks 4 Q1. Sellisel juhul siis oleks roheline. Siia ta pani nüüd sinise automaatselt 1. Vaatame, mis see tähendab. Otsime üles, kus on tehtud sulgudes. Tulen siia, siis näete, ta läheb hoopis siniseks. Kui ma ära aga nüüd muudan siit, et sinisele kirjutan 1 asemel 0, siis näete, on ilusasti roheline. Nii. Teiste punktide puhul sama. Võtan siit Ctrl+C, siis on jälle mugav. Siia B. Ja kuna ma tahan nüüd, et siin on 4 Q1 alaindeksiga 1, siis selleks, et alaindeksid kirjutada, selle koha peal pean ma panema niimoodi loogsulgude vahele selle 1 pärast siis seda alakriipsu. Ja siin jälle tuleb panna 0. Nii, kuna see sama sobib ka järgmisele, siis saan mugavalt jälle Ctrl+C kasutada. Nüüd D puhul ma pean ära muutma selle, mis on seal alaindeksis, ehk ma pean selle 2 panema. Ja. Jälle, et see üksid meelest ära ei lähe. Ja E puhul samuti. Nii. Nüüd on näha, et kui ma nüüd liigun, siis õige koha peal täpselt värvib ära. Proovi uuesti, lähevad nad jälle kuskile suvalisse vahemikku.
mis on minu poolt muidugi määratud, et ta ei ole päris suvaline. Kui ma aga tahan nii, et laps peaks vajutama nupule kontrolli, et ennem ei oleks need kohe rohelised, ehk kui laps liigub siit, et oleks kogu aeg musta värvi, siis mul on mõistlik võtta juurde esiteks tõeväärtuskontroll, kirjutan sisendreale kontroll võrdub false, esialgu vajutan enter ja nüüd algebra vaatest on hästi näha, tekkis tõeväärtuskontroll võrdub false. Lisaks me täiendame nüüd punktide A, B ja C dünaamilisi värve. Võtan siit punkti omadused ja lisan siia ja, ehk kui A kuulub siia ja kontroll on true. Nii. Ja siin tegelikult ma saan jälle mugavalt võtta kontroll C ja panen teistele punktidele täpselt samamoodi. Siis kohe vaatame, mis muutus. Viimasele ka. Ja nüüd vaata, kui me võtame tehted sulgudes, liigume siia, siis ta ei reeda kohe ära, et see on õige vastus. Lisame nüüd nupu. Nupp on siin. Kirjutame pealdisesse kontrolli. Ja skripti kirjutame määra väärtus kontroll true. Ütleme okei. Võime natukene sättida, et kus me neid nuppe tahame. Ja nüüd, kui siia vajutan, näete, siis tuleb. Aga nüüd on jälle edasi võimalik lohistada. No, kas lapsed nüüd seda avastavad, et siis see lohistamine toimib või ei toimi. Me võime ka muuta nii, et see, mis on näiteks siin riskiliku sees, aga vale koha peal, et see oleks punane hoopis, siis me saame seda täiendada, siis me oleks vaja muidugi igat ühte täiendada, aga näiteks siis tehted sulgudes me peaksime panema sinna punasesse ehk dünaamilised värvid ja punase juurde, et kui ta on see kontroll, tõeväärtuskontroll on true, aga ta on selles riskilikus või selles riskilikus. Ma võin selle ühega ette näidata. Põhimõtteliselt, kui paneme siia punase, ehk kui kontroll on true, paneme kopiga. Ja A kuulub. Kasutame seda ära, mis me oleme juba pannud. Nüüd nii. Kas siia nelikülikusse või sinna viimasesse nelikülikusse. Nii. Vaatame, kuidas see toimib. Ehk näete, siin on ta nüüd punane. Samas, kui ma panen proovi uuesti, tehted sulgudes siia. Siin oleks mõistlik siis ka panna, et see proovi uuesti vaatame, kas see proovi uuesti, see on veel muutmata. On vaja täiendada seda nuppu proovi, ma näen, et siin kontroll on jäänud true'ks. See tähendab, et seda nuppu proovi uuesti on meil vaja natukene täiendada. Ja nimelt võtame siin siis skriptimine peale klõpsu, siia kirjutame siis määra väärtus, kontroll, false. Nii, paneme kinni.
kus tehti järjekord siin, toome ta siia, ma ei vajutanud nuppu, palun vabandust. Nii, tehted sulgudes, näete, siin ta nüüd huvitaval kombel viimases näitab, siis tasub jälle viga otsida. Et mis ma trükkisin valesti, mulle tundub omadused, lisavõimalused. Siin või taga peab olema see sama asi uuesti. Jah. Nii. Ehk kas on olukord, et on true ja see punkt A on siin või on punkt A siis selles viimases nelikülikus ja on true. Ehk muidu ta, näete nüüd, ilusasti. Ja nüüd, kui ma panen kontrolli, siis ta muutub punaseks. Head pusimist!